laupäeva ja tere tulemast Hiiule, kus Premium-liiga 24. vooru kohtumine meid õige pea ees ootamas. Nõmme Kalju ja Pärnu Vaprus vastamisi peaks toime tulema. Ja mängu avavile Robert Kirss saab esimese söödu panna Alex Mattias Tamme suunas teele. Noor ründaja siis täna oma võimaluse saanud ja Vaprus uuesti päris oma kasti ja Markovitši tsenderdus nüüd tuleb Aland Rusikaga vastas, aga Subbotinile sinna rinna peale. Kas nüüd tuleb käärlöök ja toob Aland selle ära? Super moment siin Marko Põrtan näitab oma akrobaatikat vahelduseks, aga Aland oli ka väga hästi valmis ja teenis kohe nurgalöögi, siis on natukene ohtlikum võib-olla, kui nüüd tuleb moment ja sinna Alandilt super tõrje. Richard Aland on täna hoos ja penalti punkti peal. Teda otsitakse ka ja tuleb pall ja see on võrgus. Ja kas oli see Maximiliano Uge, kes 22. minutil viib Kalju 1-0 ette. Õnnega pooleks see pall sinna temale jõudis, aga jõudis ja nagu ennist räägitud sai, taallane on see mees, kelle otsa Kalju rasketel hetkedel vaatab ja otsa joone peal. Tuleb pall uuesti kasti ja nüüd on Markovitši lees ja Subbotinile jääb lõpuks ja Subbotin paneb selle võrku. 24 minutit ja 2-0. Nüüd on need väravad siin avatud ja Igor Subbotin saab ka oma värava kirja. Õnnega pooleks kukub palju kõrrestusele joonel ette ja Subbotin näitab, et viimase aja hea vorm ja enesekindlus realiseeruvad ka väravateks. Ja Subbotin astub mööda ja läheb ise ja see on penalti. Rauno Tutk vea autor ja Jauge Alandi vastu. Ja üles nurka kindlalt ära. Aland küll aimab õige poole ära, aga sealt ülevalt ristnurgast ei too penaltit välja ja Maximiliano Uge 29. minutil oma mängu teise värava lööb täna ja nüüd on seis juba 3-0 Kaljule. Uge nüüd otsib söötu, ei leia kohe ja lõpuks läheb ise proovima. Ja kukub lati peale ja Aland kukub võrku, aga suudab palli ikkagi sealt ära kontrollida. Kuigi jah, siin võib-olla Vapruse mõistes 23 aastat on mees küll, aga siin korralik löök nüüd Veensalult ja Londakult. Ja tõrjaga, kas siin nüüd Vihmajale kohale ja Vihmajal on ka kergelt frustratsiooni juba. Tuleb moment nüüd ja siin on Volkovil olemas. Läheb see täpselt 90. minutisse veel, aga Aleksandr Volkov saab oma värava kirja hooaja 10. talle ja esimene mäng üle 2 kuu ja no sai räägitud, et on näljane, lõpuks sai ka selle värava kirja. Trevor Elhi paneb pille suhu ka. Sellega on mäng lõppenud ja Nõmme Kalju 4-0 võidu siit täna Pärnu Vapruse vastu võtab.